tere hommikust! Merike numbrite keel. Jaa, mind ajab närviliselt see, et ma kogu aeg ütlen Merike numbrite keel, Merike numbrite keel. See on mu perekonnanimi juba. Me oleme metsas. Täna oli päris krõpe hommik, aga nüüd on nii mõnus, päike paistab ja meel on hea. Jaa, kas te teate seda tunnet, et kui te teete seda asja, mis teile väga meeldib, siis ei tahaks isegi magada, seepärast, et kähku oma ära magada, et jälle hakata kohe toimetama. No, et siis mul on see juba pikemat aega peal. Et tüdrukutega väljas. Ja memmel läks just navigaator segamini, sain ta kätte kähku. Ja ma valin eile sellise hästi kihvti, no omast arust kihvti oktoobri prognoosi. Ja ma vahepeal neid tehnikaid natukene muudan, seepärast, et ma natukene olen ennast otsimas, et milline see kõige kihvtim on või kõige parem. Ja kui te seda seal ka kuulate, vaata, ma teen iga kuu kohta. Te võite anda mulle ka märku, et milline oli teie jaoks kõige lahedam või kõige selgem. Et leiame üheskoos selle ühise meetodi. Ma olen väga tänulik selles suhtes, et iga kuu neid prognoose vaadatakse umbes mingi 2–4 tuhat korda. Et see on ikka mega saavutus ja arusaadav, et see on oluline. See on nii, nagu ma isegi tegelikult, ma ütlen päris ausalt, kuulan ikka tarokaartide ennustusi ja mul on seal osad vahvad lemmikud. Ikka viskan kõrva peale. Kõrva peale, jah, ikka. Ma kuulan seda lihtsalt. Ja astroloogilised ka mulle meeldivad. Ja numeroloogilist ma tean ise selles suhtes, et ma olen selle asja sees. Ma pean jälgima seda memme, et see mööda ei paneks. Jaa. Aga ma tahtsin seda ütelda, et oktoobrikuu on päris põnev kuu tulemas. Vaata, kui see september oli natukene selline melanhoolne või iga kord ma siin tututasin ka, et ikka võtke asjad kokku ja vaadake, mida enam vaja ei ole. No ühesõnaga sellega saab nüüd ühele poole, et game over. Kes jõudis, see jõudis. Oktoobrikuus on ka täiesti võimalik, iga päev on võimalik jätta midagi vana selja taha ja see ei ole nüüd see, et kui ei jõudnud, et mis ma nüüd siis teen. Iga päev saad teha ja luua endale uusi olukordi. Seepärast, et me oleme kõik oma õnnesepad siin oma elus. Ja isegi näed, see koer on ja Rossi on ta nimi. Loomu poolest jube argpüks. 11. päeval sündinud. 11. päeval sündinud inimene tavaliselt ei ole argpüks, aga tal on see teine, see varjupool. Ehk siis 1 + 1 on 2, vaata, siis number 2 näiteks hästi palju sõltuvad arvamusest, teiste inimeste arvamusest. Aga tema sõltub täiega minu arvamusest kogu aeg. Aga tema absoluutselt ei kuule kedagi. Ja tema on selline, kui ma nüüd ei eksi, kas ta oli 27 sündinud. Aga memm on meil sündinud 19. Tema on selline väike kuningatar. Teeb, mis tahab. Alati hästi sinna iseseisev olnud. Siin nad navigeerivad kõik. See mitmevärviline, see on lussi. Tema on räigelt krütskeid täis. See tahab kogu aeg midagi nagu välja nuputada. Veri vemmeldab. Ahah. Rossi mõtles, et me läheme koju. Ei lähe, tule. Rossi, tule. Nad nii hästi teavad neid tee otsasid. Kui saavad oma esimesed ja teised hädad ära tehtud, siis pakivad asjad kokku, et tšau, ma olen koitse nüüd. Jaa, aga ma tulen tagasi selle oktoobrikuu juurde, et see on nüüd see kuu, kus kõigil hakkab midagi uut toimuma ja ma väga soovitan selles suhtes visata kõrv peale sellele minu prognoosile. Kuulake kindlasti, teate ka nende astroloogide ennustusi, seepärast, et igalt poolt sa leiad midagi ja usu mind, need kõik kattuvad. Tarokaardid on just selles suhtes, mina ise arvan isiklikult, ma ei ole ise taroloog, olen kunagi seda teinud, väga hästi jooksid. Et need sõltuvad vaata hästi paljudest asjadest, aga nad meeldivad ikka mulle. Ikka kuulan. Täna just kuulasin ka Marilyn Kerro oktoobrikuu, mis see toob kaladele. Ma olen ise kala. Ja libe nagu kala. Eks ikka olen. Kõik me oleme vahest väga libedad sellid. Ja vahest oleme liigagi jalad maa peal. Üks päev ka ma olin nii süvenenud ühte projekti ja siis mees midagi kogu aeg küsis. Ma ütlesin, kuuled või? Jüsse, mis sul on? Ma ütlesin, ma olen keskendunud praegu. Ma mõtlesin seda nii kõvasti, et
ta ütles, et issand, sul on kõik hästi või? Ma ütlesin, et väga hästi, väga hästi. Täna küsimast. Ma olen keskendunud. Ja meil on küll majas palju ruume, või selles suhtes tube, aga tihtipeale me ikkagi oleme nokkapidi jälle koos kuskil, nii et igaüks nokid saab oma asja, aga justkui tahaks vahepeal juttu ka rääkida. Ei sobi. Ja, aga see selleks, ma arvan, et eks teil on ka see asi ja eriti minu meelest oli hästi vahva, siis kui tuli koroonaaeg, siis need, kes tegid kodus tööd, väga paljud läksid kohe kodukontorisse, siis hakkasid need tulema, kes rohkem hakkasid kokku elama ja kes rohkem hakkasid oma asju kokku korjama, ära kolima, sellest, et said aru, mis on, kuule, see päris tõde. Ühesõnaga põnev, eks meil kõigil on need üles-alla ja sellepärast see prognoos ka oktoobri kohta on just selles suhtes, et sa saad vaadata, kuhu poole see siht võtta. See on nii nagu lähed laeva peale, et tead, et lähed näiteks Tallinnast Helsingi poole, aga kui sa ei tea, kuhu poole see tegelikult läheb, siis sa võid hoopis otsapidi võib-olla Rootsis olla. Et tasub seda nokka natukene sättida. Et näiteks seal väga hästi tuli ju välja need, kes number 1 on seal 1.10. 19.28 päeval sündinud, siis teil on partnerluse kuu. Et kui sa ei ole veel kuulanud, siis mine hüppa vaata. Ja noh, näiteks need, ma nüüd ei hakka kõikidest rääkima, seepärast, et seal on mul väga üksipulki toodud. Minu meelest väga põnev on ka see, et need number 4, kes on tegelikult hästi sellised projektipõhised ja keskendunud tööle, nendel on küll muidugi tohutult palju ideid ja fantaasia maailm ja intuitsioon ja kõik asjad, mis neil on, siis nendel see oktoobrikuu toob hästi palju liikumist ja suhtlemist ja võib-olla ka töökoha vahetusi, kes seda teab, aga nagu mega aktiivseks läheb. Ja näiteks number 7, nii nagu mina olen 16 sündinud, 7, 16, 25. Meil on selline karmakuu ja rahakuu. Et jälle põnev selles suhtes, et see, mida oled siin 7 kuud külvanud, siis nüüd on see lõikusaeg. Et kui oled mingit Yamahad siin kokku sättinud, siis sa saad selle Yamaha ikka täie pasaka selga. No ma ei tea, ma hoian sõrved ristis. Näed niimoodi. Oi. Oodake. Võtan selle koera kinni. Oho, nüüd läks kiireks. Tahtsin ilmsesti nalja visata, aga nüüd tuli üks koer. Oho. Ootame, nüüd ma pean panema selle kinni. Koerakese. Sest näete, mis nüüd juhtus, jah? Üks selline labrador on seal. Aga see minu siputis on nii, nävaleksin näos kohe punaseks. Näete, ma kohe jätkan. Natukene väike süstemaatika tuleb siin välja sättida, seepärast, et see, keda ma just näitasin, see mitmevärviline koer on meil ka nagu mega aktiivne. See peab lihtsalt nagu püss minema. Ja, see nagu Vene tank, teate. Ma ei ole poliitikas tugev, aga umbes kui käsk kantakse, siis läheb. Ohoh. Vererõhk tõusis kohe praegu miljon. Ehk siis vererõhk tõuseb meil igal päev. Sõltub, mida me teeme. Näete, nüüd sikutab täiega sinna koera poole. Koer pani juba minema. Nüüd tal on 4 vedu peal. Mõtleb, et mamma on kuule liiga aeglane. Ei ole midagi, ma sikutan pidureid peale jälle. No vot, ja siis näiteks, mis ma seal veel tooksin? Tegelikult hästi põnev kuulamine selles mõttes, et minge vaadake, alles eile panin te seal õhtul välja. Mõtlesin, mis ma ikka teen reede õhtul. Midagi tarka teha polnud, panin selle prognoosi üles. Tegelikult ma juba selle kallal natuke tegin siin tööd nüüd meid päevi. See oligi siis, kui mees küsis midagi ja ma ütlesin, et ära sega. Appi, mis sul on? Kõik on hästi, ära lihtsalt sega. Vot, jaa. See on mega huvitav. No näiteks 9, kes on seal 9, 18, 27 sündinud, siis nendel on täiesti totaalne uus algus. Ja miks ma seda kõike räägin, seepärast, et oktoober on tegelikult kõigile meile algus. Ja siin on nagu see koht. Ma tean, nii paljud on rääkinud umbes seda, et no ma ei tea, ma kardan ja kogu aeg olen mõelnud seda ja teist ja 10. Mis te arvate, et mina räigelt nagu lükkasin rinnakummi ja ütlesin, et davai, ma hakkan YouTube'i tegema. Ma olen teile mitmeid kordi öelnud, et minge vaadake neid minu esimesi videoid. Nägu ei näita, hääl väriseb, ube tuta-muta, kuule ei julge rääkidagi. Ja vaadake, mis poole aastaga on siin juhtunud. Ja nii see ongi. Ma lihtsalt luban teile kõigile, et kui te hakkate pihta selle hirmutava asjaga, mida teid praegu hirmutab, aga räigelt tahaks teha. No nii,
Vaadake nüüd, ma näitan teile nüüd üks tunnistus. Nüüd minu mamma eksis ära. Ta ei näe, et me siin taga oleme. Ja nüüd hakkab hoogu tõmbama ülesse. Aga ta ei saa aru ka, sest ta ei kuule hästi, sest ta ei näe hästi. Ja näete, nüüd ta eksib niimoodi. Ja kui ma oleks teiega lihtsalt edasi lobisend. Ja näete, nüüd tuleb selline risttee. Ja nüüd ta ei tea, kuhu poole minna, seepärast, et ta minu tagumikku enam ei näe. Nüüd õnneks ta võtab kodu poole sihi. Oho, näete, veel on eksinud. Oh, ma nüüd tõmban seda kust, no nii, nüüd ta nägi mind. Jess, Säulinnu, no nii, mõtlesin, et paned minema või? Oho, no näete, olid nüüd tunnistajaks. Selline on meie eksimine siin. Näete. Ja, vaata, kuhu ma jäin. Ikka minule kohaseks, vaata, ei tasu teha kahte asja korraga. Naised peaksid kuigi hakkama saama, ma ei tea. Ma just olen rohkem mees. Ei saa kõigega vahest hakkama. Oho, no nii, mumpsel tuleb. Väga hea. Jälle. Pere koos, aga talle ei meeldi pikad jalutuskäikud hommikuti. Nüüd ta mõtleb, et okei, nüüd nad lähevad sinna. Ma vist veel natukene vaata, kuhu ma lähen. Tulen kaasa, aga ega talle ei jää võimalus, sest ma panen ta varsti ketti lihtsalt. No nii, nüüd ta turtsub paar korda. Zoomib oma sihi siia ja lähme. Nii, aga elus on ka niimoodi täpselt nagu Lissul praegu käis see lugu. Vaata, siis kui sa ei tea sihti, tema ka ju ei teadnud, kus ma olen, eks. Vaadake, kui hea näide praegu tuli elust enesest. Ma tahan selle kutsika lahti lasta nüüd. Nüüd sikutab 100, nii et mul on kohe siin tornaado sees. Oodake, nõksukene. No nii. Ehk siis, täpselt nagu Lissul praegu käis. Ta ei teadnud, kus ma olen. Minu tagumik on temale siht. Ja pani täie peega lihtsalt minema praegu. Ja nii me inimesed ka lihtsalt jookseme, ei tea, kuhu jookseme. Ja siis tihti peale teatud numbrid loomulikult, mis teil ja meil siin sees on. Siis me hakkame teiste käest küsima, mis sa arvad? Ma ei tea, kas ma praegu rääkisin hea häälega või? Ma ei tea, tundus natukene, et nagu juuksed olid segamini või niimoodi, et ma ei tea, äkki kustutan ära või äkki. Ja siis niimoodi me valetame kogu aeg iseendale. Sest ja loomulikult siis, kui sa hakkad tegelema mingite asjadega, ma ju räägin kõike kogemusest, sina saad ka kaasa rääkida. Ükskõik, no näiteks see, et jube elementaarne, jube lihtne asi. Olete noored seal, armunud, sul on elukaaslane ja korraga põmm jääd rasedaks. Täiega hakkab, ma ei tea, virvar peas käima. Ma olen ka kunagi rase olnud, tean seda. Täiega kahtlused saad olla. Helistad emale, ema ütleb, ei, ma ei tea, sa oled ikka liiga noor. Okei, paned kirja liiga noor. Siis sõbranna ütleb, et mis asja, kuule, sa oled seal juba 21, loomulikult praegu paras aeg. Mõtle, sa saad 40, laps on 20. Vaap see lahe ju. Okei, no kõlab päris hästi. No ja siis niimoodi virvarritad kogu aeg. Ämm ütleb, et mis te nalja teete töökohad teil? Noh, ei ole töökoht ja mida iganes on ju, kes hakkab kõik toitma ja tegema, et minul küll sellist võimalust pole, okei, jälle üks miinus. Ai ütleb, et päris lahe oleks, kuule, siin tahan ütelda kutsikaga, ma ei tea, äiad on vahest sellised konkreetsed, vaata. Päris lahe oleks, kui traktori peal natuke nosterdatud, aga siis mõtled, no jah, kõlab hästi. Mees ütleb ka, et no poisi tood, siis on okei, vaata. Tütart küll ei taha. Siis vaatad kõhtu, mõtled, täitsa lõpp, kus ma tean, on poiss või tüdruk. Saate pointile pihta, on ju. Ja elu niimoodi kogu aeg keeb. Ja meie naised, siis mõtled, kivipaberkäärid. Helistan arstile, ei helista. No vot, ja siis, kui sul on lapsed käes ja siis sa oled suur ja siis on lapsed suured ja siis mõtled, aha, nüüd ma nagu justkui olen ja ei ole ka. Nüüd mul on nagu hullult palju on aega. Raha ei ole. Või siis vastupidi, raha väga palju. Aga mure on ikka üks ja sama, aga mis edasi? Vot ja oktoobrikuu ongi selle jaoks. Navigeerige. Ja muidugi teie kõik, kes olete juba siin need analüüsid saanud minu käest või näiteks kellegi teise numeroloogi käest või siis, mis nad on, astroloogilised kaardid. Ma ei tea, mida iganes, seepärast, et meid on palju, kes teevad selliseid asju. Mina ei saa öelda, et ma olen parim, aga mulle meeldib see, mida ma teen, seda ma võin teile küll öelda. Ja kes on saanud analüüse, pange ka siia alla kirja, et ja, et sellest oli abi või et see oli täielik mingi mukikaka.
kõik on okei. Ma kustutan niikuinii need pahad kommentaarid ära, nii et ärge muretsege. Pange kähku üles, kähku maha. See oli nali. Selles suhtes, teate, ma pean teile ütlema, et üks mega hea koht on just see, et kui sa oled midagi mõelnud teha sellelaadselt nagu mina, aga sul on, ma ei tea, mis asi, näiteks sa maalid või teed mingit käsitööd. Ma tean siin näiteks ühte naist, kes jälgib mind, aitäh sind, kallikene. Makramee leht on tal, mega huvitav. Ja ta on aidanud mind väga palju nõu ja jõuga. Tänu sinule, siis kes sa tegeled makrameega. Muuseas, sa võiksid muga ühenduses olla, sellepärast, et ma ei leia su lehte praegu millegipärast ülesse. Et ma võiks täitsa jagada siia kommentaaride alla, kui sa soovid. Ja ma soovitasin ühe kliendile, oma suulisele kliendile ka sinu lehte ja ma ei leidnud üles, aga tahtsin väga jagada, sellepärast tahtsin just näidata, et kuidas on võimalik lihtsalt eestlasena teha midagi sellist. Ja minu silmis sa oled väga tubli ja mul on kelle poole vaadata, võttes nitti, nagu täiega austan. Ja ma ütleksin siin, et ei ole mitte ühtegi nagu valet, mis ei laseks sul teha seda, mida teeb tema, mida teen mina. Okei, mina olen pildis loomulikult, tema ei ole niimoodi näoga pildis, see on üks teine variant. On ju ka teatud mingid ennustajad, kes ei taha pildis olla, aga teeb väga hästi oma tööd. Ehk siis võtke kätte, hakake tegema. Kõige halvem asi, mis teiega juhtub, on see, et räägin ära või? Ma olen selle üle elanud. No see, et alguses pereliikmed hakkavad rääkima, et päriselt lähed YouTube, nalja teed või? Mõtle, kui sealt, ma olen Tudulinnast pärit, eks ju. Tudulinnast keegi näeb sind. Siis mõtlesin, et päris õudne tegelikult vaata. Ma olen nii kaua seal elanud ja Avinurmes ka elanud, et äkki keegi näebki. Haks nõtukune selline nagu ebamugav küll, jah. Siis mõtlen, et aga mis ma siis nüüd teen? Nagu jäängi peitu sellepärast, et äkki keegi näeb Tudulinnast, et ma teen YouTube'i. Okei. Aga siis oli, selle elasin üle. Siis lähedased ikkagi nõksugu kahtlesid minu asjades. Ma ei jätnud jonni. Mõtlesin, et okei, ma ikkagi teen. Siis mingi hetk ütles mu elukaaslane mulle, et kuule, sa teed liiga palju neid. Siis videoid. Siis ma mõtlen, et ma ei tea, aga minu sees nagu intuitsioon ütleb, et ma olen kõik õigesti teinud. Et nagu, ma ei tea, ma teen ikka nii, nagu mina teen. Et tema arvates liiga palju. Ta tellis mu kanali, on ju, muidugi kogu aeg tuleb neid signaale. Ma mõtlesin, et võta maha siis see tellima, siis see niimoodi kohe häirib. Ära telli kanalit. Nii, selle elasime üle. Sellega läks kõik hästi. Nüüd ta vaatab mind ikka alt üles, et kui tubli ma olen, et ma ikka järgi jäänud. Ma mõtlesin, näed, kuula veel sind. Jääb elu elamata. Mitte, et ma vihkaksin teda. Me ikka täiendame teineteist väga lahedalt, et me ikka oleme täiega peeglid siin. Tema teeb ka YouTube'i kanalit, nüüd mina pistan talle orasid pepusse. Nii, tuletan meelde, et on soomlane. Räägib Savo murret. Kui keegi huvitatud on, siis ma võin jagada ta kanalit hästi muheda jutuga. Tema kardab ennast näidata. Tema on selles staadiumis. Kui tahad võtta näiteks seda, kuidas ma mõtlen, ta teeb hoopis teistmoodi tavalisest elust. Aga kui tahaksid ka just teha nagu tavalisest elust ja ennast mitte näidata, siis näiteks tema kanal oleks väga hea sulle. Näiteks, kuidas saab niimoodi teha, et tal on nagu tugev soov, tahtmine teha, aga ta ei taha ennast näidata. Aga läheb päris ilusti. Ta küll vahest sügab kukalt ja ei tea, millest täna teha ja siis ma jälle tal ikkagi annan mingeid näiteid, siis ta poriseb vastu nõksukene ja siis mingi hetk ütleb, pool tundi mind ei ole, et ma teen oma videod. Ma ütlesin, okei, tee. Selline YouTuberite elu on meil. Ja, ma muidugi teen palju muid asju ka veel. Tema ka. Aga nii, selle elasime üle, on ju. Ma nüüd natuke räägin ka muid asju ka vahele, sellepärast, et mul on tunne, et nii mõnigi teist võib-olla tahab neid asju kuulda. Sellepärast, et teate, üks hästi lahe asi, ma ei ütle, et YouTube on nüüd see koht, kus just peab ainult seda tegema. Neid kohti on palju, aga YouTube minu jaoks on üks kõige kihvtimaid asju olnud. Et minu elus. Siis mu elukaaslane näitas ühte paari. Üks abielupaar, see olid soomlased. Nad mõlemad on üle 60-sed. Ja kohe, ta jälgib ühte YouTuberit, üks mees, kes on selline maamees
ja nagu mega huvitav, mulle meeldib ta selline mõnus, rahulik hääletoon ja see tema Savo murre, mida ta hullult palju räägib. Noh, meil on ju ka Eestis murdeid hästi palju. Nagu mega kihvt, kui murdeid veel oskad, siis lihtsalt anna täie rauaga. Ja siis ta oli kuskil messil ja siis seal oli üks abielupaar, mõlemal telefonid püsti. Ja siis see mees siis läks nagu rääkima nendega, mõlemad YouTuberid. Naisel oli lihtsalt oma kanal, ma käisin korraks piilumas seda naise kanalit ja seal ta istub köögilaua taga, räägib, käis kassiga täna arsti juures ja näed, läks niimoodi ja siis räägib jälle mingit teeb oma aiasaadusi seal ja no see on täitsa chill. Ja saad aru, kanali tellijaid ma ei mäleta palju, noh Soome on suur ja lai vaata, et seal ikka mingi 3000 või ma ei tea palju kanali tellijad. Ma mõtlesin nagu päriselt, et ma ei tea, miks ma täna seda räägin, aga see kõik liitub sellesse oktoobrikuusse, vaata, uus algus. Kui sa oled seda mõelnud, et midagi teha, siis no ma ei tea, mina ütlen küll, et mis sul kaotada on. Kui sul hakkab väga hirmus, siis kanali saab alati kinni panna. Lihtsalt kustutad ära. Jah, mina seda küll ei plaani teha. Ja siis, issand, kuhu ma tahtsin veel tulla üks asi. Aha, et elukaaslasega oli see teema, on ju, vaata, alguses kartsin see küla, kus ma olen pärit, on ju, et sealt tuleb mingi asi. No sealt ei tulnudki midagi, ma ei tea, isegi kui nad vaatavad, siis keegi pole igast midagi öelnud. Ja tegelikult asutades ma nii kaua Soomes elan, ma arvan, et inimesed on mind äragi unustanud. Ma käin nii harva seal korda aastas. Ja tegelikult ma lihtsalt armastan seda, mida ma teen. Et kui sa ka alustad sellega, mida sa armastad, siis teate siin, see on nagu laps. Et kui sul laps sünnib ja siis vaadatakse, et no ma ei tea, nagu tundub, et kõrvad on räigelt suured. Noh, ma ei tea, minu mõmmi beebi, mina küll armastan teda. Või siis võtad kutsika. Mul oli ükskord üks selline juhtum, ma sain kutsika. Tegelikult mu laste isa siis leidis või jutis, ta päästis ära ühe joodiku käest. Oi, kui kuri tikker oli, täitsa pekis lihtsalt, saad ta kohe jooksis, ta oli mingi 6 kuune, ta polnudki nii kutsikas, aga pääsime ta ära sealt näljasurmast, õigemini siis mu laste isa. Ma olen väga tänulik seepärast, et sellest koerast oli nii truu koer. Kui sul on ka sellist juhtumit, siis kindlasti kommenteeri siia, pane ka oma lugu. Üldse, kui midagi nüüd tundub, et kõnetab, siis pane ka siia lugu, jagame lihtsalt üksteisega, julgustame üksteist. Või see koer jooksis sinna voodi alla ja saate aru, hammustas, kuses, essus sinna ja ma mõtlesin, ma ei tea, mis sellest tuleb. Ikka jube oli see lugu. Noh, saime hakkama, aga truumad koera. No muidugi need on ka väga truud. Kõik koerad on tegelikult nii truud. Sissi oli ta nimi. Ka mega hea koer tuli tast. Nii see ongi, see on ka vaata, tema ka kartis, aga võitis oma kartuse ja sõpradeks me saime. Vaata, näiteid saab elust nii palju tuua erinevaid. Aga no ma ütlen ühe näite siis veel, lähme YouTube kanali tegemise juurde tagasi. Mis oli see, et mis korraks tõmbas mul nagu niimoodi külma higi üle kõrvade ja selja. Peatusin. Oli tegelikult 2 asja, ühe asja siis räägib, mis ma praegu tahtsin, ja siis ühe asja räägib veel. Siis see on kõik selleks, et julgustada teid kogu aeg, saate aru, jah? Ma kogu aeg tahan teid julgustada, et ärge kartke. Me kõik kardame, aga sinna tuleb vastu nagu minna. Siis oli see lugu, et kui minu laste mingid, ütleme sõper, õigemini üks sõper, siis vanema poja kaudu hakkas, et kuule, emps on sul mingi numbrite keel, et jaa, kõik mehed on nagu emmid ja tead, selline hästi provuurikas selline jutt oli ja siis ma nagu kuulasin ja mõtlesin, et ma ei tea, et äkki räägingi nagu liiga palju. Hakkasin kohe uskuma vaata seda kommentaari ja siis poeg ka räägib, et emps, ära tee välja vaata, et kõik on nagu hästi. Et sul tuleb hästi välja kõike niimoodi. Ise jäin nagu muretsema, mõtlesin, et ma ei tea, äkki mu kanal kõlab kuidagi niimoodi, et äkki nagu liiga palju mehi alahindan. Kuigi ma nagu küll seda ei tahtnud teha, aga ju siis see trigerdas see tema number just teda. Ega ma ei tea, mis päeval ta sündinud on. Et ei olegi nii oluline. Aga see oli nõks, ainult väike nõks, aga see võttis rivilt maha mind vist paariks päevaks. Ja siis oli selline nüüd see viimane näide. Aga kõik need on ületatavad. Siis selline Soome kanali pealt tuli üks paha kommentaar, mul on seal ka vaata sama teemaline numeroid en kieli, ma hakkasin seda hulga hiljem tegema, siis ma mõtlesin, et kui ma soome keelt oskan, et miks ma võiks jagada. Ega mu see soome keel nii täiuslik ei ole, aga ma mõtlesin, kuule, et okei, kord elus elan, proovin ära, aga läheb päris soliidselt, tasa ja targu,
alguses läks väga-väga aeglaselt ja nüüd läheb nagu juba põnevamalt. Aga ma ei jäta jonni, ma olen sitke vend. Ja siis sealt tuli üks kommentaar selline, et minu pealkiri ja tekst videos ei kattunud. Aga ta ütles seda nii kurjalt mulle kuidagi. Pani meilid veel tulema, seepärast, et seal Soome pool mul ei ole kodulehte. Ja seal on piiratud selliseid asju. Ja siis teate, kui solvunud ma olin. No ma ei tea isegi kelle peale. Võib-olla see, et ta ütles tegelikult tõde. Aga ta ütles seda nii pahasti. Vaadake, siin on selline asi, te olete kindlasti elus kogenud, et saab ju ütelda näiteks tõde siis teisele kas nagu konkreetselt sitasti. Või siis saab öelda niimoodi, et kõik on nagu väga hästi, aga tead, ma panin siin tähele, et kui sa paned neid pealkirju, et see nagu ei matchi nagu sellega, mis sa seal videos teed. Aga tead, ega see pealkirja panek polegi nagu selline meelakkumine, ega tükk aega sügan kukalt. Ma mõtlen praegu ka teen video ära, siis ma lähen koju, siis ma hakkan mõtlema, mis ma pealkirjaks panen, mis ma kirjelduseks teen. Ja mul on mingid väiksed abivahendid selle jaoks, aga ikkagi mina pean ju selle välja mõtlema. No võt. Ja siis mis siis ikka? Paar päeva mossitasin ja tänasin teda ilusti ja ise südames mõtlesin, et no oled ikka küll kuri. Et ei tea, kuidas oma mehega seal kodus käitud. Päriselt ka mõtlesin selliseid asju, sest ma mõtlen, et ma ei tea, elus tuleb nii palju asju nagu ette, et see on umbes see, et ütled nagu vanamehele, et kuule, käib peesse, vaata. Või siis ütled, et kallis, mulle ei meeldi, kuidas sa praegu käitusid või kuidas sa mulle ütlesid. See on nii kaks erinevat asja, vaata. Vot, nüüd läks küll läitse vist võib-olla numeroloogiast välja see YouTube'i video, aga tegelikult tulen tagasi sinna oktoobri prognoosi juurde, et eks siis, kui sa oled seda kuulenud, siis ole kallis ja terita oma kõrvakesi, mida ma seal tegelikult siis öelda tahan. Ja isegi usud sellesse või mitte, siis ikkagi hoia tundlad püsti. Nii nagu ma ütlen, 3. kõrv, 3. silm. Sa tead vähemalt, kuhu poole suunda jatra seada. Et kas teha midagi paremini või teha midagi veel paremini. Nüüd ma vaatan, ma olen issand jumal küll teiega siin juba hommikut veetnud 27 minutit. Meil on siia mahtunud kuule kõike. Liissu eksimist ja minu vatramist. Üks koer on kadunud. Ma ei tea, nüüd on meil 2 koera. Noh, siis on nii. Mis sa ikka teed? Ma ei tea, mis ma mehele ütlen, kui ma midagi välja mõtlen. Jah. Aha, tagasi tuli. Okei, tšau, plau. Kommenteerige, kui kuskil tundus mingi mõtted, mida tahad jagada. Kogemusi siin kindlasti, ma arvan, et te kõik olete neid asju läbi elanud, mida ma praegu kõik rääkisin, see pole mingi uudis. Ja ma iga kord ei toogi mingeid uudiseid, sellepärast, et see on kõik elu. Me kõik elame seda igapäevaselt. Võt nii, Merike numbrite keel. Ma olen tegelikult nii siiralt tänulik, et te olete siin. Te isegi ei kujuta ette seda siirast tänu. Ja ma olen tänulik sellele kõigele, et ma olen vaatamata nendele nõmedatele kommentaaridele, mida on nii vähe, 3. Ja ma olen tänulik sellele oma perekonnale, kes alguses ardes, nad kartsid minu pärast, mis siis saab. Tahtsid mind kaitsta arvatavasti, ma arvan, see on see lugu. Aga neil on nüüd nii hea, neil on nii mugav, seepärast, et me kõik oleme eeskujuks eelkõige iseendale. Me oleme alati iga päev parem versioon iseendast. Ja see, kellele midagi tõestada, oled ise sina iseendale. Ja mina soovitaksin üldse kõike teha selles suhtes, et iseendale tõestamiseks või endaga võrdlemiseks, mitte see, et no vaata see maadmanni, vaata, tema on nii tubli, tema muidu koob ja heegeldab ja lapsed kasvavad nagu präänikud seal ja ma loodan, et teil enam keegi selline ei ole, sellepärast, et see ei vii mitte kuhugi. Okei, hakkan jälle kummi venitama, kuulge. Ma lõpetan. Tšau, Merike numbrite keel, pange kommentaare. Tšau, tšau.